Tere! Mina olen doktor Jüri Laasik, Synlabi laboriarst ja minu igapäevaseks tööks on patsientide nõustamine nende vereanalüüside osas. Ja alustamegi peale ja esimene neist on glükohemoglobiin ehk HbA1c fraktsioon, mis näitab meie veresuhkru taset 3 viimase kuu jooksul. Ja ta võimaldab näidata siis suhkruhaiguse ehk diabeedi riski, seda diagnoosida ja jälgida ka selle ravi. Tulemused on näidatud siin teie vastustel 2 vormis, on kõigepealt protsentides ja teiseks siis üldhulgas ehk millimoolides mooli kohta. Normväärtustest 5,7 kuni 6,4 näitavad kõrgenenud diabeedi riski. Kuigi normi ülemine piir on 6,0, siis alates 5,7 kuni 6,4 võib juba öelda, et tegemist on eeldiabeediga. Ja lahenduseks see, et tuleb piirata endal magusa tarbimist ehk suhkru tarvitamist. Kui on juba kõrgemate väärtustega tegemist ja pikema aja jooksul, siis kindlasti tuleks pöörduda perearsti või siis otse endokrinoloogi poole. Järgmisena vaatame maksanäitajaid. Kõrgenenud alaniini aminotransferaasi väärtused viitavad maksakahjustusele, mille põhjuseks võib olla siis mõningate ravimite pikemaaegne tarvitamine, alkoholi liigtarvitamine ja ka hepatiidi põdemine. B ja C hepatiidid on selles osas ohtlikud, et nende aktiivne faas ehk äge faas võib mööduda niimoodi, et me peaaegu seda ei märkagi, on natukene halb olla, palaviku tõus, aga viirus jääb meil organismi edasi ja kahjustab maksa edasi. Kui maksa kahjustavate ravimite või alkoholi tarvitamist teil ajaloos endal ei ole, siis kindlasti soovitan B ja C hepatiidi markerid teha eraldi ära, et olla kindlad, et seda viirust teil organismis ei ole. Gamma-glutamüülitransferaas on siis ensüüm, mille väärtused võivad kõrgenenud olla maksahaiguste, aga rohkem iseloomustab ta maksasiseste sapiteede seisundit. Kui seal on sapikivi või on põletikust tingitud turse, sapp ei pääse korralikult maksast välja, tekib sapipais, gamma-glutamüülitransferaas tõuseb. Gamma-glutamüülitransferaas on ka hea marker sellest, kui alkoholiga on liiale mindud, sest tema tõuseb alkoholi liigtarvitamise järgselt kiiresti. Samas, kui see alkoholi tarvitamine lõpetada, ta langeb ka 2-3 nädalaga langeb normi ja selle järgi saab ka diferentsida, kas põhjus on olnud alkoholi tarvitamises või mitte. Kolesterool on põhiline riskifaktor südame-veresoonkonna haiguste tekkes ja eelkõige ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumise riskifaktorina. Üldkolesterool ongi erinevate lipoproteiinide koostises olev kolesterooli koguhulk, mis iseenesest seda ateroskleroosi võib-olla täielikult ei iseloomusta ja seetõttu hinnatakse teda koos HDL ehk hea kolesterooli ja LDL ehk halva kolesterooliga. Ning lisaks veel ka tuleb sinna triglütseriidide taseme hindamine. Millised on need kolesterooli alandamise põhilised teed? Kehakaal normi, füüsiline koormus piisavaks, toitumine kontrolli alla ja ei suitsetamisel. Sellega võin ma garanteerida, et teie kolesterooli näidud paranevad kindlasti. Ja nüüd eraldi olevatest kolesterooli fraktsioonidest HDL ehk hea kolesterool. Hea kolesterooli ülesandeks on tegelikult kolesterooli taset veres vähendada. Ta viib halba kolesterooli vereringest tagasi maksa, kus ta ümber töötatakse ja mida suurem on hea kolesterooli tase,
seda rohkem seda halba kolesterooli alandatakse ja seda väiksem on risk südame isheemia tõve tekkeks. Veel peab märkima seda, et meestel ja naistel on HDL kolesterooli normväärtused veidi erinevad. Nüüd halb kolesterool. Halb kolesterool salvestab üleliigse kolesterooli veresoonte seintesse paksendite ehk naastudena, mida nimetataksegi slubinaastudeks. Ja need halvendavad veresoontes verevoolu ja soodustavad sellega südame-veresoonkonna haiguste teket. HDL ja LDL kolesteroolide suhe, mis ideaalis peaks olema 1,2,5 või suurem, vähendab ateroskleroosi ehk veresoonte luppimise riski. Veel üks näitaja sellesse komplekti on triiglütseriidid. Triiglütseriide saab organism toidurasvadest. Ta on tegelikult meie organismile oluline energiavaruallikas, kuid kõrgenenud triiglütseriidide viitab enamasti ülekaalule ja ta on riskifaktoriks ka veresoonte luppimise tekkel, lisaks siis LDL kolesteroolile. Triiglütseriidide tõusu põhjus võib olla ka tegelikult pärilik, kuid sageli on selle riskifaktoriteks ka suhkruhaigus, kilpnäärme alatalitlus, alkoholi liigtarvitamine ja nii edasi. Järgmine suur grupp analüüse kuulub hemogrammi alla ehk tavalise üldise vereanalüüsi alla. Ta on kompleksuuring, kus mõõdetakse hemoglobiini sisaldust ja loendatakse vererakud. Ja tinglikult võib selle hemogrammi jagada punavereks, valgevereks ja trombotsüütideks. Kõigepealt punaveri. Miks ta nimetatakse punavereks, sest ta sisaldab erütrotsüüte ehk punavereliblesid, mis ongi värvuselt punased. Ja nemad on vererakud, mille ülesandeks on hapniku transport kopsudest kudedesse ja tema hulk võib olla langenud aneemiate, verekaotuste korral, suurenenud vedeliku kaotuse, hapnikuvaese keskkonna, näiteks kõrgmäestik, suitsetamise või ka erinevate krooniliste haiguse, sealhulgas ka mitmete verehaiguste korral. Ja sageli on erütrotsüütide arvu tõusu põhjuseks ka hommikul enne vereanalüüsile tulemist joomata jäetud vedelik. Kuigi arstid ütlevad, tulge vereproovile söömata joomata, siis see esimene on õige, aga mina soovitan isiklikult klaas 1,5 vett juua, siis ei teki selliseid valetõuse erütrotsüütide hulgas ja ka hemoglobiini hulgas. Ja teine ongi siis punavere puhul hemoglobiini näit. Hemoglobiin on rauda sisaldav valguliine ühend, mille ülesandeks on transpordi ajal hapniku sidumine. Hemoglobiini sisaldus tõuseb sarnaselt erütrotsüütide hulgaga hapnikuvaeses keskkonnas, siis suitsetamise, kopsu- ja südamehaiguste korral ja madalad väärtused võivad esineda siis erinevatel põhjustel tekkinud kehvveresuse ehk aneemiate korral. Hematokriit maakeeli öeldes näitab, kui paks või vedel teie veri on. Ja tema on erütrotsüütide mahu suhet vereplasma mahusse. Ja ta võimaldab ka hinnata vedeliku tasakaalu organismis. Madalad väärtused tavaliselt esinevad aneemiate korral ja kõrgemad väärtused siis, kui on tegemist suurenenud erütrotsüütide hulgaga. On veel 2 asja, millele tähelepanu pöörata punavere osas. Need on MCV ja MCH indeksid. MCV indeks iseloomustab erütrotsüüdi ehk punaverelible keskmist mahtu ehk tema suurust. Ja need muutused võivad sõltuda mitmetest faktoritest, sealhulgas rauasisaldusest ja rauavarudest meie organismis ja B12 vitamiini ja folaadi ehk foolhappe sisaldusest. Kui rauavaru on madal, ferritiin on alla normi, siis erütrotsüüdid muutuvad väiksemaks ja kui B12 vitamiin või folaat on madal, siis erütrotsüüdid on suuremad.
ja MCH näitab erütrotsüütide keskmist hemoglobiini sisaldust. Muutused esinevad enamasti ka mitmesuguste kehvveresuste ehk aneemiate korral, kuid neid põhjuseid võib olla ka teisi. Nüüd teine pool, leukotsüüdid. Leukotsüütide ehk valgevere liblede üldhulk tõuseb enamasti mitmesuguste põletikuliste protsesside ja infektsioonide korral. Ta võib olla ka normist madalam sellisel juhul, kui on tegemist ägedate viirusinfektsioonidega, kui organism kasutab leukotsüüte infektsiooniga võitlemiseks rohkem, kui ta neid taastoota jõuab. Kolmas osa, millest siis üldvereanalüüs koosneb, on trombotsüüdid ehk siis vereliistakud. Vereliistakud on need, mis kaitsevad meie organismi verekaotuse eest. See ei ole sama vere hüübimisega, kui meil on tegemist veresoone kahjustusega, trombotsüüdid migreeruvad selle koha peale, kleepuvad mehaaniliselt sellele pinnale ja siis juba aktiveerivad hüübimissüsteemi, mis tekitab sinna lõpliku hüübe. Meeste asjade juurde. Testosteroon ehk meessuguhormoon mõjutab mehe kehalist arengut, lihasmassi jõudlust, rasvkoe paiknemist kehas, seksuaalset huvi ja võimekust, aga ka spermatosoidide tootmist ja kvaliteeti. Testosterooni tipptase saavutatakse meestel päris varakult, 20. eluaastaks ja siis ta hakkab tasapisi langema. Kuid loomulikust kiirema vähenemise riskiteguriteks on ülekaal, alkoholi liigtarvitamine, rasked kroonilised haigused, stressid ja seda on täheldatud ka kestvusalade sportlastel. Et kui muidu lihastöö võib testosterooni tõsta, siis kestvusaladel, maratonijooksjatel, jalgratturitel, nendel võib vastupidi testosterooni tase olla hoopiski madalam. Järgmine on siis üks lisaanalüüs, suguhormooni siduv globuliin SHBG. Ta on oluline näitaja vaba androgeeni indeksi ehk FAI määramisel. Mis on FAI? FAI näitab vaba testosterooni hulgas, sest aktiivne meie organismis on ainult vaba testosteroon. Enamus testosteroonist ongi selle suguhormooni siduva globuliiniga seotud ja on inaktiivne. FAI ehk järgmine analüüs aitab hinnata siis vaba bioloogiliselt aktiivse testosterooni taset ehk sellest, kui palju veres olevast testosteroonist on organismi poolt kasutatav. Viimane asi, mis on mõlemas paketis, on vererõhu määramine. Vererõhu määramise juures on oluline see, et adekvaatseks hindamiseks peaks tegelikult istuma kõigepealt rahulikult üks veerand tundi ja siis mõõtma seda. Nii, sellega on kuni 35-aastaste pakett läbi. Ja nüüd vaatame neid, mis on üle 35-aastastel, mis ei tähenda, et nooremad ei võiks seda edasi kuulata. Prostata spetsiifiline antigeen ehk PSA on eesnäärmekoe epiteelrakkudest toodetav valk ja ta on küll vanusest sõltuv ja seetõttu ka see referents ehk normväärtus ajaga tõuseb, aga mille puhul ta võib olla tõusnud? Tõusnud ta võib olla siis eesnäärme põletiku, healoomulise suurenemise ja vähi korral. PSA on olnud pikka aega ainukeseks vähimarkeriks, mida on võimalik kasutada ka vähi diagnoosimisel. Uroloogide ja meestearstide soovitusel tuleks PSA väärtust kontrollida igal aastal siis, kui määratud väärtus on pool vanuselisest normväärtusest. Näiteks kui noorematel meestel on see normväärtus 1,4, siis üle 0,7 väärtuse korral tuleks seda teha iga aasta. Kui ta jääb alla, piisab kord 3-4 aasta tagant. Ja teine asi on kusihape. Kusihape on valgulise toiduainetes sisalduva valgulise aine puriinide ainevahetuse lõpp-produkt. Kuid teda tekib ka normaalse ainevahetuse käigus ja kusihappeliig tekib põhiliselt siis, kui teda saadakse toiduga liiga palju.
või siis on tema eritumine neerude kaudu langenud. Ja sellest tekibki liigne kusihappe tase, urikeemia, mida esineb meil päris sageli ja kuni 20%. Mis on siis need halvad küljed, mis kõrge kusihappe tasemega kaasnevad? Sellised haigused nagu podagra, mis haarab väikeseid liigeseid, sõrme ja varbaliigeseid esimesena ja eelkõige. Südamehaiguste riskifaktor ja kui ta kestab pikemat aega, võib ta olla ka neerukivide, on spetsiaalne neerukivide tüüp, uraatkivid, mis võivad siis kõrge kusihappe tõttu tekkida. Nii, sellega on paketid iseloomustatud. Ärge häbenege pöörduda meie konsultatsioonide poole või rääkida asjast perearstiga ja jõudu teile selleks.